Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu. Tere kuulajad! Autotund on taas eetris ja täna on stuudios külaliskaassaatejuht, meie Rohegeeniuse portaali toimetaja Ivar Soopan. Tere! Muuseas, Rohegeeniust soovitan ka lugemas käia, et kellel on näiteks Autogeenius tellimus, siis sama diiliga saad sa lugeda ka Rohegeeniust, kus ilmub ka huvitavat materjali ja sageli päris palju tegelikult meie teemad viimasel ajal hakkavad kattuma, et me oleme Ivariga pidanud mõnikord ikkagi oma töö chatis arutama, et kas see on nüüd nagu rohkem sinu portaali teema või minu portaali teema. Kõik ju elektriautod, kõik see asi on väga sarnane. Ja kui siis suvel kutsuti mind Pariisi Toyota üritusele, kus tutvustati hästi palju vesiniktehnoloogiat, siis ma mõtlesin, et aga miks mitte hoopis saatasin Ivar, sest see tegelikult tundus, et kuna seal otseselt kuskil mingit pikemat sõitu ja rallimist plaanis ei olnud, siis mõtlesin, et äkki see on rohkem Ivarile huvitav ja oluline. Ja seal ta käis mitu päeva Pariisis, tutvus erinevad tehnoloogiatega, nägi ka autosid, nägi näiteks ka neid 2 driftivat Suprat, mille Toyota lõi, millest me ka räägime. Aga täna siis võtame Ivariga läbi, mis ta seal Pariisis nägi, mis on oluline, kuhu automaailm siis Toyota arvates liigub, mis meid tulevikus ootab, proovime hoida pigem, kuidas ma ütlen, positiivselt. Seda, mis on negatiivset, seda on kõik kuulnud nagu palju. Et seda ilmselt ei pea kellelegi tutvustama hakkama, et mis võib ees oodata, aga vaatame, et kuidas siis äkki sellest saaks natuke nagu mööda või kõike seda vähendada. Mis seal Pariisis siis oli, mis seal nägi? Esiteks ma ei tea, tahtsid kindlasti ise puhata, lihtsalt ei viitsi. Sellepärast surusid, lollik, las käib ära. Alustuseks 72 tundi kokku, 10 tundi magamist 72 tunni jooksul, sest et kõik lennud läksid täiesti valedel aegadel ja ülestõusmised ja sõidud ei klappinud. Et see oli, vandusin siin natuke või tagasi jõudsin. Aga, no see on jah tihti, ütleme, ma siin, kui ma räägin oma autoreisidest alati, aga ma siis seda ei maini et tihti see tähendabki, et kell 4 ärkamist ja järgmisel päeval peale keskööd jõuad koju ja sinna kõike magamist jääb vähem. Ja otse ei saa ju lennata meil siin kuskilt, et tuleb ikka kuskilt Riias käia ja natukene liigutada ennast ja siis kannatada. Aga Pariisis oli selles mõttes ikkagi väga lahe, et Toyota on ju seal on siis Paralümpia veel vist ju kestab, jah. Ja et on nende suurtoetaja, olümpiamängude suurtoetajad oli sinna Pariisi kesklinna rajanud siis kohe Eiffeli torni kõrvale 200 meetrit, 300 meetrit sinna kanti oma sellise Toyota maja, kus siis esitleti kõik oma tehnoloogiaid, mis neil juba olemas on ja mida nad kavatsevad lähiajal siis tootmisse võtta ja see oli äge. Nad olid sealt selle vana laohoone siis maha jäetud hoone teinud siis korralikuks siis näituse paviljoniks. Ja seal samas lähedal oli ka siis nende mobility park, et kohe viadukti all, silla viadukti all jõe ääres, kus oli siis kõik need muud akutehnoloogial liikumispuuetega inimestele tehtavad ja tehtud leiutised, mis oli ka päris huvitav. Aga muidu see põhirõhk oli ikkagi siis uutel tehnoloogiatel ja keskkonnasäästlikel tehnoloogiatel, milles ju Toyota pole üldse paha. Et, ja vesinikul, sai vaadata lähedalt, kuidas see vesinikumootor, nii-öelda vesinikumootor, siis vesinikkütuse elemendiga, elektrimootor, kuidas see kõik välja näeb seest ja väljast ja peensusteni. Ja näidati ka prototüüpe, siis päris palju, see oli siis draw või kuidas seda linna hääldada.
100 kilomeetrit Pariisist eemal, kus siis üks päev oli siis tervenisti pühendatud siis kõikidele olemasolevatele ja veel või masstootmisse mitte jõudnud vesiniku sõidukite, elektrisõidukite katsetamisele ja seal sees olid siis ka nende partnerite kõikvõimalikud pagid ja võidusõiduautod, tsiklid ja päris sellised hästi palju sõidukeid, mis oli võib-olla selle siis asja allpool, et neid kõiki sõiduautosid sai ise proovida, aga selleks oli siis 2 ringraja ringi, et mis sa seal siis ei märganudki, et kus ma olin või mis ma tegin, et juba tuli järgmisse hüpata ja vajutada ja siis sai vajutada ja ju ei saanud, sest ees sõitjaga pidi hoidma vahemad, nagu need asjad vist, kuna see oli minu jaoks esimene kord, siis ma ei tea, ju need asjad ei käivadki. Kahjuks on see täiesti tavaline, ma käisin hiljuti, ma püüan siin pealt meenutada, mis üritus oli, kus meid viidi ringrajale ja me saime sõita täpselt 2 ringi ja see oli tavaline auto, see ei olnud mingi kontseptauto, mida võib-olla tõesti neil on ainult üks ja see ka püsib seal tati ja tahtejõuga koos, et vaid päris autodega. Aga ühesõnaga 72 tundi koos reisimisega, ega sa nagu siin saates ei jõua nagu nii kõik ära rääkida, mida Toyota sulle seal ette kandis, kindlasti see ongi nende ju nagu promo ja tutvustav üritus, aga ma küsiks hästi üldiselt, et Toyota on seda vesinikku promonud päris pikalt, neil on ju Mirai'l tuli juba teine põlvkond Mirai välja, aga nüüd on siin, eks ju, mingid Hiluxid on ehitatud vesiniku peale, Toyota VRC auto, mis kasutab vesinikku, kuhu nad nagu, kas jäi mulje, et nad arvavad, et vesinik on jätkuvalt selline ka tarbija, ütleme siis eraisiku tarbija lahendus, sest et näiteks ma kuulasin eile The Smoking Tire podcasti, kus külas oli James May, kellel on nüüd siis oli 2 Toyota Mirai'd, kes oli väga huvitatud sellest vesiniktehnoloogiast ja ta ütles, ta müüs need mõlemad hiljuti maha sellepärast, et Inglismaal ei ole see asi käima läinud, vaid vastupidi, need vesinikutanklad, et ta ütles, tema piirkonnas või üldse mingiski mõistlikus kauguses on järgi jäänud 1. Mitte, et neid oleks juurde tulnud, aga vähe, vaid et neid on ära võetud. Ja kuidas nüüd siis Toyota näeb, et rääksid sulle, et see varsti hakkame kõik vesinikuga sõitma? Ei, seda nad ei rääkinud, pigem neil on just see on üks ka see, millest ma rohegeeniuse loos kirjutasin, et see, nende lähenemine see, et tuleb teha multipath approach, et mitmiktee või mitu kobarlahendus vesinik, süsiniku heitme vähendamiseks, mis on siis nagu globaalne probleem, et nemad lahendavad seda siis niimoodi, et mitte, et ei tuleks rõhuda ühe väga siis mõjusa mootortüübi peale, et selleks on siis täiselektriline praegusel juhul, mis on kättesaadav kõigile või mitte kõigile, siis ütleme, et ühele osale maailma elanikkonnast. Et ei tuleks mitte rõhuda selle peale, vaid jätta kõik, mis on, kõik jätta liikuma, aga lihtsalt palju hübriidi, palju pistikhübriidi, aga vastavalt piirkonnale, et kuidas siis piirkonna on arenenud, et kui sul on piirkond, kus on taristu välja ehitamata ja ei ole ka plaanis, ei ole ka näha, et selles riigis või piirkonnas hakkaks midagi paremuse pole minema, et siis seal oleks nagu mõistlik müüa hübriide, täishübriide. Et kütust on ja sõidab ilma laadimata. Ja samal ajal siis rõhud ka selle peale, et tuleks rohkem biokütust. Et nad mis vähendakski veelgi seda süsinikuheidet. Ja seal, kus on rohkem laadimisvõimalusi ja kus on taastuvenergiaga kodudes juba päikesepaneelidena esindatud paremini, et sinna võiks siis kaaluda rohkem pistikhübriidide müümist ja täiselektriliselt siis juba nendesse riikidesse ja piirkondadesse, kus on asjad kõige paremini laadimisega ja kus on ka siis taastuvenergiat kõige rohkem. Aga samal ajal vesinik jah, et nad, eks nad otseselt seda ei rääkinud, et kui suur saab olema nende plaanide järgi nüüd see vesiniku autode osakaal, aga ilmselgelt jah, Mirai puhul on näha, et Pariisi tänavatel neid on juba päris palju, kuna nad kõik on
elektrisinised või ma ei tea, mis selle sinise tooni nimetus on, et Toyota tõi ju 500 Miraid sinna olümpia ajaks teenindamiseks vesinikuga Miraid ja need läksid kõik, jäid niimoodi taksodena kasutusse sinna, nüüd on kokku üle 1500 Mirai, mis Pariisis liigub. Ja seal on kuidagi lahendatud see paremini, spetsiaalselt ehitatud, loodud õigetesse kohtadesse tanklad ja kus ka siis toodetakse koha peal seda. Ja see toimib ja nende sõiduulatus on ju suur ja põhimõtteliselt on tegemist elektrimootoriga autoga. Just ma tahtsingi täpsustada, et kellel jääb see vesinikauto, et see ei ole nüüd midagi, et ta kuidagi põletab silindrites vesiniku, kuigi vist tegelikult ka selline lahendus on olemas. BMW juba ka päris mitu aastat tagasi esitles autot, mis oskabki kuidagi nagu vesinikku põletada silindris või tekivad mingid reaktsioonid. Aga nii-öelda, kui me räägime tavalist vesinikautost, siis jah, et see on see, et pardal on sisuliselt väike generaator ja seal tehakse elektrit, aga ei tehta mitte bensiinist või diislist, vaid tehakse vesinikust ja hapnikust, et ja siis kütuseelement on vahel, see siis toodab põhimõtteliselt elektrimootorit energiaga, muudab selle energiaks. Et kõik põhimõtteliselt nagu võiks ju maailmas toimida, aga probleem on see, et ei ole ju meil nii palju taastuv energiat, et toota rohevesinikku. Ja kui see samas tempos taastuv energia areng nagu läheb, nagu praegu on ja nagu tõenäoliselt veel kiireneb, siis eks see plahvatus mingil hetkel tuleb, aga praegu ei ole küll, jah. Heas mõttes plahvatus. Heas mõttes plahvatus. Plahvatuse puhul tuleb ettevaatlik. Sest et vesiniku tootmiseks on see jama ongi, et okei, selle säilitamine kõik on ka, sest on suure rõhu all, aga selle tootmise puhul ongi see jama, et seda on tegelikult, tema toorainet on ju, ei ole mingi haruldane asi, aga lihtsalt sellest saada vesinikku nõuab tohutult palju energiat. Ja seda peetaksegi üks variant vesiniku tulevikul ongi see, et on tegelikult nii-öelda energiasalvesti, et sellel hetkel, kui on hästi palju sul kuskil taastuv energiat, kõik tuulikud käivad, keegi seda ära ei tarbi, et siis teeme ruttu vesiniku natuke ja paneme selle kuskil ootele. No põhimõtteliselt küll, ja juba ju on piirkondi maailmas, kus taastuv energiat on kogu aeg, ehk siis selles mõttes mitte öösel, aga kus energia tootmine on niivõrd mahukas ja niivõrd kasumlik, et seda jääb niivõrd palju üle, et siis saab teda nii kasutada nii-öelda salvestamiseks, et võtta siis vesinik kasutusele energiaallikana sel hetkel, kui energia on kallis või kuskil mujal, transportida mujale, kus on energia kallis. Ja aga jah, praegu on see alasti. Seda, et Toyota hübriidid on olnud aasta, ütleme juba võib öelda 10 ja ka hetkel, kuigi mitmed tootjad on järgi jõudmas, sellised, Toyota hübriidtehnoloogia oma vastupidavuselt ja ökonoomsuselt, see on siin täiesti tasumata reklaam, kõik seda teavad, siin meie testid on seda näidanud, et kui on võimalik ikkagi suure RAV4-ga sõita, peaaegu et alla 500-le, kui sa viisakalt sõidad ja palju linnasõite teed, et see on ökonoomne. Elektriautonduses nad täiesti või vähemalt jätsid mulje, et nad teadlikult ei üritanudki saada esimesena ree peale kohe tulla tohutu elektriautode valikuga, praegult neil üks on, BZ4X. Mis nende plaan on? Kas nad hoidsid hetkel seda sama joont, et kuulge, et see elekter äkki ei ole kõige õigem või mis on siis Toyota või kuidas ta näeb autotööstuse tulevikku lähema 10 aasta jooksul, kui veel see vesinik või ma ei tea, tuumaenergia autodes ei ole reaalne. See ongi see, millest mul tegelikult see lugu rohegeeniuses räägib kõige nagu, mis on selle asja tuum ja see on ka see, mida Toyota siis Pariisis püüdis selgitada, et jah, nad tõenäoliselt on teinud seda, vähemalt ma ei ole seda küsinud ja keegi ei ole mulle seda öelnud, aga mul tundub, et see on sihilik olnud, et nad ei rõhu täiselektriliste autoda ja ei kavatse seda ka nagu väga kiires tempos teha, kuigi nad ütlesid seda, et 2030. aastani siis on plaanis neil toota 3 miljonit täiselektrilist autot. Ma ei tea, kas see on suur või väike arv, ma ei oska isegi hinnata. Siin on natuke raske, kuna see areng on natuke või ütleme, müük on pidurdan, see on üks, et sa toota võid, aga kas sa nad ära ka müüd? Ja just, täpselt. Ja et see ongi see, et siis nad
kui nad isegi toodavad, siis nad ikkagi rõhuvad selle peale, et meil on ikkagi juba olemas väga hea toimiv hübriid tehnoloogia, mida nad on 97. aastast Priuse tulekuga näidanud ja mis on minu meelest ka mõistlik lähenemine, sest et nagu sealt ka sellest Pariisis räägitust ja siis ka minu artiklist välja tuleb, et hübriidid ja pistikhübriidid annavad siis tohutult suure keskkonnahoiu, kuna nende akud on väga-väga palju väiksemad, kui on täiselektrilisel autol. Ehk siis 90 täishübriidi auto akud on sama suured kokku kui ühe täiselektrilise auto akupank. Et sealt tulebki see tooraine puudus välja, et kui meil on tooraine puudus akutehnoloogias vajalikele metallidele päris suur, veel ei ole puudus, aga see puudus hakkab tulema. Küll mitte 10 aasta jooksul, aga sinna kanti. Aga samal ajal hakkab elektriautode järele nõudlus väga palju kasvama. Kuna kõik on keskendunud elektriautode tootmisele, siis tootmine ei tule järgi, ehk siis materjali tootmine ei tule järgi, et hinnad lähevad uuesti üles, et vahepeal on nad langenud ja vahepeal võib-olla veel natukene langevad, siis liitium ja kõik muud, nende hinnad lähevad allapoole, aga 10 aasta perspektiivis peaks siis Toyota hinnangul kõigist nendest metallidest puudus tulema, vähemalt selles mõttes, et ei suudeta enam saada piisavalt palju toorainet, et kõiki oma elektriautode ehitamise unistusi täita. See kehtib siis nagu kõikide autotootjate kohta, mitte ainult Toyota kohta. Ja sellepärast ongi mõistlik teha hästi palju, või mitte hästi palju, aga siis rohkem hübriide ja pistikhübriide, et sinna kulub vähem toorainet, salvestustehnoloogias kasutatavat toorainet, aga samal ajal saab nendega hästi palju ikkagi kokkuvõttes, kuna neid on palju, siis nende kokkuhoid süsinikuheitmete vähendamise, kogu summa tuleb kõigi pealt palju suurem kui ühe elektrilise auto pealt, ehk siis akutehnoloogiasse läheb väga palju liitiumit, näiteks liitiumit, sellest tuleb puudus, akud on suured, me ei saa neid nii palju toota, selle asemel toodame palju neid autosid, kus on väiksemad akud, aga samas nad on väga säästlikud ja annavad kokkuvõttes ja reostuse kokku hoidmise ja vähendamise. Kas, ma ei mäleta, kas sinu loos oli, võib-olla ma panen sa praegu raskesse kohta ja võid ka vabalt öelda, et võt ei tule, või sellest vist ei räägitud. Kuidas Toyota rääkis, ütleme siis, akude taaskasutusest, sest see on praegult ka üks selline kuum teema, et mingid 10-15 aastat vanad elektriautod, või ütleme siis 10, kui see algas siin igast Nissan Leafidega, et sealt selle asjade liitiumite kõikide kätte saamine on päris raske ja kallis, et kas see on mingi asi, millega Toyota praegult ka kuidagi tegeleb või käsitlesid nad seda või pigem mitte? Peaaegu üldse sellest juttu ei olnud, seda mainis jah, Toyota uuringute keskuse tegevjuht oma ettekandes, et sellega tuleks tegeleda ja sellega peab tegelema, et see oli üks nendest asjadest, mis ei sõltu ainult autotootjatest, vaid see sõltub nagu laiemalt riikidest ja valitsustest kaasa arvatud, et kes võiksid sellega tegeleda ka. Et sellega on keeruline, aga jah, see käis sealt läbi, et see on üks asi, mis hakkab siis elektriautode turgu mõjutama, aga ta teadlasena Jill Pratt oli mehe nimi, ta ka mainis, et me kipume, et inimeste viga on see, et me mõtleme nagu olevikus ja mineviku asjadest ja oleme olevikus ja mõtleme, et kuidas mingit asja arendada, et see ei ole võimalik, et seda ei saa teha, sest et me ei oska seda teha ja või see on liiga kallis, aga et inimene oma loomuselt ei oska ennast panna 10 ja 20 aasta kaugusesse aega, sest et on sündmused, mis hakkavad üksteist mõjutama, ühest sammust saab väga oluline samm, mis hakkab kiirendama kõiki teisi otsuseid ja tehnoloogiaid, et nii nagu on mobiiltelefonide arendamine muutunud nagu täiesti hoovamatuks ju, praegu on juba seisma jäänud enam vähem, aga mingi aeg oli ju täiesti arusaamatu, mis toimub
samat moodi on sellega, et ühel hetkel võib-olla on see, keegi saab aru, kuidas asi käib, sõrmenipsust on juba tehnoloogia olemas ja hakkab minema. See on väga huvitav, selleks peab võib-olla isegi kutsuma kunagi stuudiosse, ma ei oskagi öelda, teadusteadlase, kes oskabki öelda, et kui praegult keegi teeb mingit prognoose, et millise koefitsendiga või kuidas arvutatakse seda, et asjad, mida me hetkel ei tea või ei oska, et me räägime, eks järgmine tehnoloogia võiks olla tahkisakud elektriautodel, siis kuidagi on siin, mäletan enda karjäärist, mis ei ole siin väga pikk olnud, aga et see tahkisaku, see on nii keeruline tehnoloogia ja praegult mulle justkui mingid autotootjad väidavad siin, võib-olla see on puhas PR, siin 2026 paneme juba esimesed tahkisakud autodesse, et see võiks et jah, just see, et me teeme praegult mingeid asju selle pealt, mida me hetkel teame, või olgu, siin mingi tehnoloogia, mida ma olen kuulnud, arvestame sellega sisse, aga 5 aasta pärast tuleb keegi mingi täiesti uue asjaga lagedale. Jaa, kütuseelementide teadus, see kuskil tagaruumides tehakse ka Eestis asju, millest me tegelikult ei tea, see on patenteeritud arendustegevus, mis hoitakse teatud kontinentide ja riikide teadlaste ja autotootjate eest lihtsalt varjul ja see on ja meil loogiline. on ju näiteks Eestis samas Skeleton Technologies, kelle neid superkondensaatoreid juba autotööstuses kasutatakse. Nii, üks asi veel on e-kütus, biokütus. Tähendab, e-kütus ja biokütus ei ole üks ja sama. E-kütus käib biokütust alla, aga e-kütus, mis viimasel ajal on olnud päris tihti automeedias, ütleme, tänu Porschele, kes on siis Tšiilis pannud püsti selle e-kütus tootmistehase ja samuti seal läheb vesinikku palju vaja, et see on ka jällegi, selle tootmine on hetkel väga kallis ja ütleme, Porsche muidugi, neil on see oluline, sellepärast, et kui kuskil mingi hetk, ütleme, keelataksegi ära, et sa ei saa oma 911-ga, isegi kui sa maksad, ma ei tea, sa ei või Londoni kesklinnas sõita või midagi sellist, et siis selle Porsche omanik tõenäoliselt on nõus maksma ka, ma ei tea, 4 eurot liitri eest, et ta saaks seal Londoni kesklinnas sõita. Aga tavakasutajale ilmselt 4 eurot liitri eest ei ole veel okei. Võib-olla varsti on. Et kuidas Toyota siis seda, kuidas nende lähenemine, et e-kütus, et sellega ongi jõutud täpselt, et paljud negatiivsema maailmavaatega ütlevad, ei, see e-kütus, see eales seda, see on nii kallis, see on nii energiakulukas, et see ei saa kunagi olema mingi asi, aga mis Toyota ütles, saab? See on põhimõtteliselt mitte ainult kütuste tootmisel, vaid süsinike püüdmine õhust on nagu üks maailma sellised huvitavamaid asju jälle, mida ikka katsetatakse ja et see on endiselt panen sellele suuri panuseid. Minu arvates kõik maailma arendusrahad panna praegult selle peale, et püüda see süsinik õhust kätte saada. Jaa, see oleks suur asi, et see muidugi annaks põhjuse paljudel tööstusaladel jätkata süsiniku seda küll, jah. Heitmist või paiskamist atmosfääri. Aga jah, et seda, neil ei olnud otseselt sellest juttu, nad ei selgitanud pikalt, kuidas nende plaanid või visioon sellega on, aga see on, lihtsalt mainisid, see on üks osa sellest, et see on üks osa taastuv kütustest, ehk siis biokütustest ja ta ei ole biokütus otseselt, sest ta ikkagi paiskab täpselt sama palju süsinikku atmosfääri, kui on eelnevalt selle kütuse tootmiseks atmosfääris kätte saadud. Ta nagu nii-öelda null, nagu kiputakse siin seda biometaani promodes rääkima, et see on sisuliselt nagu null, et mitte, et sealt summutist ei tuleks midagi, aga see võetakse mujalt ära. Et jah, ja nagu biometaani puhul mainiti ka, et Brasiilias on see väga hästi käima läinud ja seal on tehas, aga neil on see tooraine puudus lihtsalt, sul pole nagu seda massi. Neile tuleks lehmi ja sõnnikut viia. Et ostjaid võib-olla oleks ja oma autoturg on ju meeletu ja rahvaarv on meeletu ja et kõik need, oli see Brasiilias olid vanad Volkswagenid, mis nad olid teise nimega, need on ju endiselt liiguvad see, mis toodavad, olid Volksud või olid need Opelid? Pigem Volkswagen, jah. Et seal hästi kaua seal ju Lõuna-Ameerikas, Mehhikos toodeti põrnikat veel siin. Jah, just, et see annab neile väga hea võimaluse need kütus välja vahetada ja mitte kasutada tavalist fosüülkütust, aga massi lihtsalt ei ole, millest seda teha. See on, jah, selle e-kütusega on see, et ühena siin loos mainitigi, et see on nagu, kui praegult meil oli siin ju paar aastat tagasi oli see, et
ühtegi hakati kütustesse segama seda HVO-d ja need biolisandeid, tohutu draama oli sellest, kõik lõpetasid selle ära, aga et samamoodi see e-kütus, võiks olla algus see, et mida siis segatakse sinna sisse, ükskõik, kas seda füüsiliselt keegi kallab nüüd sinna tankerisse vaevalt, aga et 10% meie kütusest on nii-öelda e-kütus, muidugi tarbija maksab selle kinni, aga kui see aitab, siis miks mitte? Sellega on keeruline, et seda tehnoloogiat on ikkagi vähe veel, et seda süsinikku siis atmosfäärist süsihappegaasist kätte saada, siis vesinikuga segades kütust saada, aga jällegi see on, kui taastuvenergia areng on nii kiire, nagu ta on, siis kõik need energiaallikad ja muud asjad tulevad kiiremini järgi, kui me arvame. Jah, et see osa, mis ma siin alguses ütlesin, et pigem positiivks jääda, et Ivari loos on ka selliseid negatiivsemaid stsenaariume ja et see kõik ei ole nii roosiline, et nüüd Toyota kohe ja kõik teised autotootjad päästavad selle maailma ära, aga vähemalt tore on näha, et sellele mõeldakse ja tehakse seda kõike ja erineva nurga alt just, et ilma ma ei tea, kas võib öelda, et ilma oluline eufooriata või et nüüd see on see, vaid see pigem oli selline nagu tehnoloogia näitus, mis variandid kõik on. Jaa, et kuna neil on see nimekiri nii-öelda olemas, neil on toimib nimekiri olemas kõikidest mootorivariantidest, mida saaks tegelikult masstootmises autodele nagu kohe rakendada, osa siis on juba rakendatud, aga lihtsalt, et meil on olemas, plaanid on sellised, aga maailm peaks järgi tulema ka, et riigid ja valitsused, et kõike seda arendada, et Toyota üksi ei arenda ju tuuleparke ja kõike muud. Et selleks on vaja otsuseid, Euroopas on lihtsam, et meil on väga selged eesmärgid, mis sunnivad Euroopa Liidu riikidel käituma nii, nagu Euroopa Liit nõuab, aga see on illusioon. See on illusioon ja esiteks just nagu sa ka loos kirjutasid, et see maakera on ikkagi ühine, et kuskile mingi teise riiki ja seal sul 76. aasta Mercedes, mis on kindlasti väga tore, et vähemalt ei ole ostetud uut autot, ju vana auto lõpuni omamine on kõige nagu ökonoomsem asi, aga ikkagi sealt tuleb summutist välja ikkagi kõike. See on kohutav, jah. Ja need autod, mis on ka selle minu lohe üks mõte ju, et meie müüdud autod, kui ma ostsin 2 kuud tagasi uue auto, siis minu auto oleks kellegi teisele. Just, et see ei kadunud ära, eks maailmast. See ei kadunud ära ja kuna see oli 10 aastat vana auto, siis sõidab veel vähemalt 10 aastat. Ja kui ta on jõudnud järgmine omanik võib-olla 5 aasta pärast, kui liising saab läbi või ma ei tea, ma ei oska öelda, kelle kätte ta läks, kas ta ostis selle sularaha eest või otse kaardimaksega või liisinguga, et lõpuks ta jõuab kuskile kõige viimasesse staadiumisse, kus ta tegelikult ju veel hästi liigub ja nagu siis ka Pariisis Toyota inimesed nagu muretsevad just selle pärast, et lõpuks nad jõuavad Aafrikasse näiteks kõik need vanad autod ja seal sõidetakse nendega veel 10 või 20 aastat. Et putitatakse nii kaua, kuni annab. Kusjuures meil oli ju autolehe 1000 euroste autode testis oli üks Toyota Corolla, äkki oli aasta 97 mudel ja kui me need testi lõpus maha müüsime, siis oligi üks sakslane, kes ostis selle ära, kes ütles, ta viibki Aafrikasse autosid. Ja ta ostis põhimõtteliselt 1400 euroga 97. aasta Toyota Eestist ja see läheb Aafrikas kaubaks nagu, ma ei tea, palju ta sealt veel vahelt teeb, eks ju, transport, kõik, et see auto seal kestab, ma arvan, veel aastaid. Jaa, sest kindlad autofirmad ju tootjad, kelle siis mudelid saab nendes riikides lõputult remontida, kuna neil on see ajalooliselt välja kujunenud süsteem või siis on seal olnud mingid head mudelid, mis on sinna ostetud palju ja mis on ennast õigustanud ja siis neid on tekkinud ka remonditöökojad ja varuosad Hiinast või kuskilt mujalt, kus need tulevad, B ja C ja Õ varuosad ja lõpuni käib see kuni võib-olla 50 aastat veel, see vanade autode transport kuskile teise riiki, teisele kontinendile ja samal ajal ju meie kogu aeg ostame uusi autosid, mis on, või on nad siis hübriidid või elektrilised, siis tegelikult tuleb kogu aeg autosid maailma juurde. Ja need, mida me maha müüme, et osta uus, need ei lõpeta oma süsiniku reostust ja süsiniku paiskamist atmosfääri. Ehk siis see on see, mis oli ka minu loo üks mõte, et me suurendame kogu aeg süsiniku heidet, autotranspordi süsiniku heidet, kui me ostame need, kes täiselektrilised auto.
et me tegelikult vähendame seda, kui me ostame hübriidi ja hakkame kasutama seal biokütust või e-kütust, aga kui me ostame täiselektrilise, siis selle akutehnoloogia valmistamise ja akude tootmise nagu süsinikuheide tuleb veel sinna juurde, ja see on nagu ülisuur. Ja sinu vana auto sõidab edasi. Ja minu auto sõidab ikka edasi. Nii, aga teemegi natuke siin autojuttu ka, et mitu korda maininud, et sina ostid nüüd hübriidi, et kuidas sa siis valisid või kuidas sa jõudsid selleni? No, saan aru, sa ütlesid, et oli 10 aastat sõitsid ühe autoga. Jah, kõige pikem periood oli nüüd eelviimane auto. Mis see oli? See oli Kia Sportage, üsna selline turvaline valik, kuna üle-eelmine auto oli ebaturvaline valik ja see oli Mini Cooper. Ja siis kuna autovahetuse, õigemini siis ütleme Mini Cooperi ajal leidsime oma elukaaslase. Ja kui ma temaga käisin ükskord aiamaal ja ta surus mu minisse ühe suure põhupalli ja see oli kõik, mis sinna mahtus, mina ise ka vaevu ja siis ma nägin, et sellest autost ei ole meie perele enam nagu asja. Tore auto oli, mulle väga meeldis, see oli küll nüüd 13 aastat tagasi, umbes 12 aastat tagasi. Et kõik oli tore, aga ühesõnaga vaja suuremat autot ja kuna ma olen emotsionaalide pealt ostja, siis ma läksin esimesse salongi, mis mul seal kodulinnas Haapsalus on ja ütlesin, et küsisin, kas see on normaalne, proovi ja istusin autosse, proovisin sõita ja ostsin ära. Diisel, bensiin? Bensiin. Okay. Ütleme, et suhteliselt igav auto oli, aga pidas hästi vastu ja ühtegi suurt probleemi ei olnud, 10 aasta jooksul olin väga rahul, aga ei saanud näiteks Haapsalu maanteel, kus on Tallinna Haapsalu maanteel, kus on umbes 3 või 4 möödumise kohta, turvalist möödumise kohta, teistest autodest möödumise kohta, siis ei saanud mööda, kui sattus veel Hiiumaa praami aega olema, siis võisidki sõita Tallinnas mingi rekka taga 80-ga ja jäidki sinna. Aga nüüd siis tegin sama asja, et esiteks küsin sinu käest millist autot osta hübriididest ja siis jäigi. Ma olin täiesti Kia Niro täiesti ära unustanud või tähelepanemata jätnud ja selgus, et see on hoopis ruumikam seestpoolt, kui on Kia Sportage ja rääkimata mugavuse vahe 10 aasta taguse autoga. Ikka täitsa teine maailm. See hübriidins on ta sul selline 10 aastat vana bensiinimootoriga Sportage, ma pakuks, et umbes 10-100 keskmine oli või? Jaa, 10 tuligi 100, ja nüüd see Niro hübriid? Sellega ma sain, see naljakas, et ma sain proovisõidul, proovisin nii linnas kui maantee peale ja külavaheteedel ja pigistasin igatepidi ja ma sain 3,8 100-le. Ja see on natuke, see ei saa olla, et ju seal oli mingi anomaalia, millest see tekkis, võib-olla ma siis tõesti kuskil linnas suutsin sõita ainult elektri peal väikestel kiirustel. Ikkagi võõras auto sellel hetkel, kui oled testsõitu tegemas. Aga nüüd on ta, nüüd on põhimõtteliselt 4,7 on mul selline olnud ja vahepeal ikkagi, kuna me sõidame elukaaslasega vaheldamisi, et ma ei kontrolli seda, mida tema teeb autoroolis ja kuidas sõidab, aga minu selline 5 ja alla 5 ikkagi tuleb keskmine. Ja linnas ainult sõites, siis ta tuleks veel vähem, sest et tihti peale väike linn on ja kiirused on niigi maas seal. Et ta sisepõlemismootori peale lüütab ennast vahel niimoodi 20 sekundiks ainult, et kui kakku on täis, siis ta kulgeb rahulikult elektri peal ja tõmbab vahel ennast korraks käima muu mootori pealt. Aga muidu kokkuhoid on tohutu. Ja. Aga ma nüüd hästi sujuvalt juhin siin teemasid, sest et kuna Ivar on stuudios, ühe tema mõni kuud tagasi ilmunud, ma ütleks isegi lugude sarja peale. Et kuna sa räägid siin, et siin väike linnas tihti sõidad, tegelikult tean, miks sa seda otsust ei teinud, sest sa käid ka tihti Tallinnas ja mujal, aga Ivar uuris mitut puhku, et mis nendest ühesõnaga Elmo nendest Mitsubishi e-mievitest saanud on, mida Eestis osteti vist äkki 500,
seal sotsiaaltöötajatele ja mingitele ametnikele. Ja mida on viimasel ajal riburada pidi tulemas või tulnud müüki. Et kas sa endale ei mõelnud korraks, et et neid saab, kui osta oksjonil veab, ma ei tea, saad 1500-ga kätte, oleks sul kodus laadimisvõimalust? Ei oleks, jah. Okay. Et seal kuskil Haapsalu vahel oleks ju tore sellega suhistada. Jaa, põhimõtteliselt saaks seda laadimist nagu korraldada, aga jah, ma arvan, et sellise väikse linna peale. Seda lugu tehes, et tegelikult täiesti hea mõte. Vaat millegi pärast ei mõelnud, sest et mulle millegi pärast see auto on... Põhupall ei mahu sisse. Mul on 2 väikest last ja ei, selles mõttes jah, mitte ainukseks, aga mõtlen nagu selline teine, aga 2 autot ilmselt ei ole vaja jälle. Jah, siis on selle hoidmise probleem ja ega see parkimisprobleemid isegi väikelinnas ei ole, mis kodude ümbruses ja kortermajade ümbruses ei ole eriti lihtsalt. Et ei tulnud otseselt mõtet, jah, aga nagu samas jälle neid teiste inimeste kogemusi lugedes ja kuulates ta, siis täiesti mõistlik mõte, et siin üks inimene, ka sinu tuttav vist oli ta, et tema kogemus oli ikkagi suurepärane, et kus sa pead sõitma linna lähedale tööle ja mõnikümmend kilomeetrit umbes või sinna vahemikku, et siis ja töö juures saad veel tasuta laadida, siis jumal, jäädki sõitma sellega veel mitu aastat sõid siin urada, nii et vähe ei ole. Saad veel bussirajal sõita ka, et et nende elujõud on, seal on hästi palju, kuidas oleneb, et mõnes ametkonnas kasutati seda jõle vähe. Okei, aku tegelikult ju läheb kehvemaks ka ajaga lihtsalt seistes ja olles, aga mõnel juhul on ka seal akusid välja vahetatud, mõnel juhul ka väga hiljuti, et sul täpselt oleneb, et millise auto sa need saad ja mõni on, et neid vist järjest tuleb kogu aeg müüki, aga ma ei tea, palju neid reaalselt maha kantud on. Paljudest on saanud mingid TalTechis, ma tean, kasutatakse neid seal õppetöös. Et kui neid müüki tuleb ja teil õnnestub nagu saada selline, millel on kas siis kunagi aku vahetatud või hiljuti ja sellel hetkel oksjonil kedagi teist nagu ei ole nillimas, 1000-2000 euro eest omale lihtsalt sõitmise auto. Jaa, kusjuures seal naljaks ongi see, et minu meelest, minu loos oli ka, oli see, et oli müügikulutus oli kirjas, et umbes aku on nii-öelda nullis praktiliselt või sealt suurt midagi ei tule. Ja et ka siis see nii-öelda teine aku, siis, mis toidab siis näiteks seal soojendust ja talvist, et tegelikult seal ei olnud seda probleemi, seal oli mingi tehniline probleem, et kui auto on liiga kaua seisnud, siis pisike aku stiilis lülitab ennast välja või ma ei mäleta, mis täpne värk sellega oli. Tegelikult need oli kõik korras. Et ostja sai täiesti ägeda korras auto, lihtsalt pidi teadma, mis temaga teha. Ja samas, kui siin need olid 12 aasta vanused autod, et vahetult enne päris mitu autot, mis minu loost läbi käisid, nende akud olid, siis põhiaku oli välja vahetatud vahetult enne siis garantiiaja möödumist ja need jõudsid ka müüki umbes 2000 euroga, et sa said praktiliselt, mis selle autol viga on, et ta oli niikuinii väga askeetlik, et see sisu mõttes, et sa sai ikkagi uue akuga auto, mis vurab veel 10 aastat. Nii et tasub silm peal hoida. Kuidas õppab, sest et kui mõtlete, et kuidas selle seljakotiga siis ikkagi talvel on, tõenäoliselt jah, et kuskil Tallinn-Tartu maanteel 120-ga tõesti ei tahaks sõita nende olematute reffidega, aga vaesed sotsiaaltöötajad sõitsid nendega ju aastaid iga ilmaga ja igasugustes tingimustes. Said sõimata teede ääres, kui jäid kuskil 70-ga sõitma ja nägid, et kui lähed kiiremini, et siis ei jõua tagasi. Sihtpunktist, et siis tuli sõita, ma ei tea, 70-60-ga, et siis kaasliiklejad ilmselt olid päris kurjad nende seljakottide pärast, kes sealt kulgesid tee ääres. Tänapäeval näiteks väga kihvt auto, mulle tohutult meeldib, lihtsalt Eestis saab seda kasutada 6 kuud, on see Citroen Ami ja selle derivaadid Fiat vist oli Topolino ja Eestis müüakse ainult Citroen Amid. See on see üliümargune see on kandiline kastikene, aga ta on nagu selline rollerauto, mopeedauto, ehk sõidab ainult 45 kilti tunnis, sellega võib sõita siis teatud määral ilma lubad, et mingid tingimused seal on. Selline auto sõidab ka umbes sooja ilmaga 75 kilomeetrit.
lube pole vaja teatud vanuseni, aga tal ei ole mingit soojendussüsteemi, et nendes e-Mievites on. Ja selline auto maksab 9000 eurot. Mis on muuseas elektriliste selliste mopeedautode kohta odav, sest et need on ka pigem sellised 17 000 autod. Aga ma ütlen, see askees, et just, et seal võib-olla nupumees ehitab ise sinna sisse muidugi mingi soojendussüsteemist, sul on vaja esiklaas hoida. Aga no olgem ausad, sa ei taha sellega kuskil jaanuarikuus. Aga muidu sellise kihvti linnautona mulle õudselt meeldib. Nii et, aga kui sa saad 2000 euro eest ikkagi auto, siis on sul juba kõik mugavused seal tegelikult sees võrreldes selle Amiga. Aga päris hästi, ma lihtsalt mõtlen, kuna Ivar rääkis Mini Cooperist ja ma tean, et siin mul tuleb nüüd mitu järgmist saadet, muuseas, eelreklaamina järgmine saade on 300 autotund ja on plaanis päris eriline sisu sinna toota, sest täitsa juhuslikult õnnestub siin mul ja kolleegidelt teistest väljaannetest sõita sellistes kohtades nagu Transfara-Kasani tee Rumeenias, kus ka Top Gear käis. Lähen sinna vanade Porschedega sõitma, Porsche Turbo 50 juubeli puhul. Üks kolleeg tõenäoliselt läheb Itaaliasse sõitma Lamborghini V12 autodega. Loodan, et te saate seal väga vähe magada. Me saame väga vähe magada. Ja see on kusjuures ka veel nädalavahetus, nii et. Aga 300 saade, ma tahtsin tegelikult jõud selleni, et ma sõitsin eile uue Mini Cooper S-iga. Täiesti uus mudel ja ma mõtlesin, et kuna ma seda vist lähisaadetesse kuidagi ära ei mahuta ja Ivar siin Mini Cooperit kaua kasutanud, et äkki ma saan korraks sellest lihtsalt rääkida. Täiesti uus mudel, tuleb ka elektrilisena, aga nagu kõik autotootjad on ka Mini oma seda elektrivärki natuke edasi lükanud ja tehti sellest Cooperi põlvkonnast ka bensumootoriga. Ja mis on müstiline, et tast tuleb küll 2 võimsusega versioone, aga see Cooper S ei ole mitte mingi mikromootoriga selline, et paneme sinna 100 kilovatti ja ütleme, et see on nüüd see Cooper S. See on 2-liitrine mootor, R4, aga väga mõistlikud 150 kilovatti. Eelmine põlvkond vist oli äkki mingi 130 või 130. Ühesõnaga, ta ei ole aetud ebamõistlikult võimsaks, sellest tuleb ka JCV ehk John Cooper Works versioon, sellest tuleb kindlasti ka veel JCV GP kunagi, aga sellisel kujul Cooper S-ina oli ta täpselt siuke nagu Mini olema peab. Ja kui ma võrdlesin Transpordiameti registriga, sest et millegipärast Transpordiameti registri ja mingid ametlikud minul antud bukleti andmed tihti ei käi üldse kokku. Ma ei tea, kuidas, et miks neil on, räägime siis pikkusest. Et kui ma võrdlen Transpordiameti andmeid, siis see Mini Cooper S oli millimeetri pealt sama pikk kui eelmine põlvkond. Võtsin lihtsalt auto 24-st ühe 2022 aasta Mini Cooper S-i, vaatasin, mis selle pikkus on, millimeetri pealt sama, mis on jumala positiivne, sest tänapäeval kõik autod kasvavad. Kas on 5 sentimeetrit, Škoda Kodiaqile pandi vist äkki 10 sentimeetrit juurde, Mini täpselt sama pikk kui eelmine põlvkond, aga kuidagi, ma mäletan sellest põlvkonnast, mis sinu oma oli, see oli ilmselt üks esimesi neid uusi, mis see oli 2003-2005 midagi taolise aasta, ta oli mingi facelift, mis oli, uurisin enne järgi, et see pidavad olema neist kõige parem või vastupidavam, et ma igaks juhuks valisin selle. Ma miskipärast mäletan, et mul üks sõber seda ka korra me käisime sõitmas ja võib-olla ma siis tahtsin laiutada, ma nagu ei mäleta, et ma seal tagaistmel põhimõtteliselt üldse kuidagi eriti mahtunud oleks. Siis sellel uuel panin juhi istme enda järgi paika ja ronisin siis nii-öelda enda taha istuma ja täiesti sai pearuumi on ja on ka põlveruumi niimoodi, et kuidas ma ütlen, vabalt sõidaks Tartu ära. Euroopas võib-olla mitte, aga ei ole selline kannatamine, et ma olen sinna kuidagi viltu ennast istuma sättinud ja siis et ruumikas, tagaistme seljatoed käivad alla, aga ja hea oli, nüüd see keskmine, see ümmargune, nii-öelda siis näidikute paneel. See on kadunud sealt? Ei. Vastupidi, see on alles, see on tohutu suur, ümmargune, suur digitaalne ekraan, väga hea pildiga. Ja ma tean, et see kõik ei ole tegelikult vajalik ja võib-olla saaks selle auto odavamaks, kui seal ei ole selliseid naljakaid totruseid, näiteks häälassistent. Igal autol on need häälkäsklused, mida keegi ei kasuta, ma ei tea, võib-olla Inglismaal kasutatakse. Ja see on häälkäsklus on mingi koer, kel nimi on Spike ja siis ta vaatab üle selle ääre seal
ja siis kuskil menüü sügavuses on nupp Let's Celebrate. Olgu, no loomulikult sõidu ajal ei saa kasutada, vaid parklas. Vajutad Let's Celebrate ja siis tuleb see ka animeeritud mingi diskokava, mille see koer seal nagu ära teeb. No, täiesti mõttetu. Aga kui ta seal juba on, noh, lastel tore, seal on hästi palju erinevaid neid ekraanikujundusi, saad Mini Classic, see on sellised vanaaegsed näidikud, aga see kõik töötab, toimib nii hästi, see on nagu arvutimänge saad mängida, nagu Teslas, et telefoniga kuidagi hästi kiiresti ühendas ära, telefon läheb brauseris mingile lehele ja sealt siis telefoni peal on sul nupud ja ekraani peal on sul mingid auto, noh, jällegi, mitte mingit vajadust selle järgi ei ole, aga Mini, ma mõtlen, et noh, et kui ühesõnaga vajutad sportrežiimi, siis kõlaritest kostub juhuu! Kui BMW seda teeks, kui Mercedes seda teeks, see on nagu lollakad olete. Noh, siin pole ju mingit väärikust, aga Mini võib, minu arust Mini võib seda teha, sest ta on teistsugune auto. Ja Mini oli, noh, minu kogemus Miniga oli väga hea, noh, kuni selle hetkeni, kui ta hakkasid mingid sellised olulised elektroonilised osad katki minema ja neid tuli vahetada komplektina. Ja, keskkonsool seda räägitakse kahjuks sellest esimestest, võib-olla ka, noh, see on üks uus, et seal on see, et kuna ta on nii kompaktne, siis kõik on sinna nii kinni ära topitud, et seal võib olla hästi lihtne ja odav viga, aga siis hakatakse sulle seda Mini lahti võtma. Sul võetakse, eks ju, esitiivad ära, tuled eest ära, noh, töötund läheb juba selliseks lihtsalt, et vahetada mingit odavat juppi, sest ta on nagu seal kõik taga peidus. Mul läks keskkonsoolis seal üks, noh, see olid need sellised lülitid nagu ja sellised switchid ja just, ja üks neist ei toiminud hästi ja siis selgus, et kogu see süsteem tuleb välja vahetada. Ma ei suutnud seda uskuda, sest ma arvan, et tegelikult seda saab teha, kui ma oleks mõne nupumehe juurde. Täpselt, see oleks seal jootnud seal seda radasid, mis on mikroskeemide radasid seal pannud kokku. Aga noh, seda ei julge teha ja siis ametlikus teeninduses ikkagi, noh, ma arvan, et sellega me ei tegele, meil on selleks lahendus on sul pool kuu palka, ei ma mäleta, see oli krooniaeg, et see oli ikkagi väga-väga mõjuv summa ja see oli ka hetk, kus ma mõtlesin, et noh, niikuinii ma tahtsin vahetada, et noh, nüüd see oli nüüd see viimane tilk. Et neid selliseid lahedaid nupuks ei ole, aga näiteks auto käima käib ikkagi niimoodi, et noh, võtit sa juba kuhugi panem, see on sul taskus, seal konsooli keskel on selline plastikust, noh, põhimõtteliselt ongi nagu võti, et sa pead keerama. Öeldi, et see on sarnane nagu oli siis Mr. Beani ajastu minis, et see võti sealt niimoodi ja siis keerad. Et noh, vahvaid touch on nii palju ja sõidab nagu kulda ja sõidab selles mõttes hästi, et kõik lamavad politseinikud ja kehv tee, et ta on sportauto, aga ta ei ole liiga jäigaks tehtud. Ühesõnaga, temast ei ole üritatud teha mingit sellist raju paugutamise kuskil nagu asja, mis kompromisse ei tee, et ongi hambad plagisevad ja ei, ta ei lärma, ta teeb piisavalt häält 2 liitri mootor, aga ta ei tee seda sumpsist mingit praginat ja bla. Ta on mõnus stiilne auto, millega saab kiiresti sõita, sest rattad asuvad jätkuvalt põhimõtteliselt auto nurkades, mis väga hästi teel. Mis mulle ei meeldinud on see, et ja see on kuidagi seotud ilmselgelt selle BMW kontserniga. Ma ei tea, kas see on mõnelt konkreetselt BMW LC rool, minu arust ei ole, sest kuju on täiesti teistsugune. Aga kuskil BMW inseneri osakonnas, mis ilmselt jagab siis Miniga mingid know-how'd, on mingid hiidkätega mehed tööl. Sellepärast nii BEM-i roolid kui ka selle Mini rool on jube paks. Ja eriti kui me mõtleme natuke stereotüüpselt, et Mini oma ostja võiks olla võib-olla naisterahvas ka, et kui minule tundus juba, et mul on nagu see rool, et mul ei lähe sõrmed napilt sealt ümber rooligi, et mis siis veel nagu sellisel ma praegu vaatan seda oma arvutiekraanilt, võtsin pildid ette, et see on tõesti väga paks rool. Ja minu jaoks see mõjutab ka nagu rooli tunnetust, et mul nagu, ma ei tunne seda kogu kätega, et see mul mingi tohutu paks asi on käes, et miks see vajalik on, seda ma ei tea. Ja see ekraan on ka huge. No ekraan on huge. Ma ütlen, mul ei õnnestunud, ma sain selle hästi väheseks ajaks, mul ei õnnestunud selle tegelikult see oli küll öösel minu käes, ma mõtlesin selle järgmine hommik, et ma oleks pidanud pimedas sõitma minema, et kui hästi tal töötavad need pimeduse andurid ja kui palju ma saan sättida seda, et ta mul öösel, kindlasti ta läheb mingisse dark mode'i, aga et ta ei helendaks mul, et see segab ju tegelikult pimedas nähtavust ja väsitab silmi, kui sul on seal see hiiglaslik mingi ere asi. Loodetavasti see läheb tumedaks. Ma usun, et on selle peale mõelnud, see ei saa olla. Aga teine asi muidugi, Mini ei ole kunagi olnud
odav auto, aga noh, me ei saa üle, et Mini Cooper S algab 34 000-st. Ma leidsin täiesti lihtsalt guugeldades siis nii-öelda eelmise põlvkonna hinnakiri oli netis kuskil olemas aastast 2018. Ehk siis 6 aastat tagasi maksis tutikas Cooper S alates 26 000-st. Ehk siis nii-öelda standardvarustuses Cooper S on lisandunud 6 aastaga 8000 eurot. Ma ei hakanud seal 2018 aasta hinnakirjas kõiki neid lisasid juurde arvutama. No. Aga see auto lisadega mul oli 44 000. Samas kõik oli olemas, ei olnud elektriistmeid, need saab ka. Ja ma ei tea, kas selle autole roolilabasid saab. Neid ma tegelikult tahtsin, aga need ei ole. Et jah, et 44 000, et ma ei tea. Ei ole odav, ei ole, ta ei ole ka nii jaburalt kallis, et täpselt nii nagu ta on, et Mini... Ja. Siis ma vaatan praegu piltide pealt ka, et seda tagumise istmer ja jalaruum, et tõepoolest, et see on nagu... Jah, ta on muidugi ametlikult 4-kohaline auto ja seal keskel ongi siuke suur mügarik, mis tegelikult hoiab päris mõnusasti, sa vajud sinna nagu pessa. Ja ütlen, seda autoga mängimise võimalust seadistamist on nii palju, näiteks seda saab ka jälle ainult seistes teha, teed ennem ära, tagatuledes on eks ju viimastel Minidel see Union Jacki muster. Aga näiteks ma ei tea, kui sa võib-olla oled selline, et sulle kogu see koloniaalimperialism 200 aasta tagant ei ole ikka sinu teema ja sa võid ära muuta. Seal on 3 erinevat valikut, millised su tagatulede LED-muster välja näeb. Okay. Ja ka esitulede. Et, jah, pildi pealt tuleb ka see välja siin, et ma samal ajal siin scrollin. Et hästi palju mängimist ja ma ütlen, et Mini, kokkuvõttelt ma öelda, et Mini oleks võinud selle auto ära rikkuda. Panneks nimeks, just nimed, et panneks, sellest on ka Cooper C ehk siis lihtsam versioon, mis ei ole 150 kilovatti. Panna nimeks Cooper S, panna sinna väike mootor ja teha see auto suuremaks ja mis iganes, ta ei teinud. Mini tegi väga mõnusa Cooper S-i evolutsiooni ja ma olen sellega väga rahul. Võt nii. Väga tore, sest et mulle Minid meeldivad ja Võt, aga nüüd on saadet tehtud küll ja siis järgmine saade 300 ja siis kuulete millega ja kus me sõitsime. Aitäh, Ivar, et tulid. Ja. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu.